No nii, tere, mina olen Tuudur mitmendat korda juba, mitmekordselt. Ma ei tea, kas 25 või 6 video juba, nii et 52 nädalat on aastas, nii et ma olen poole peal põhimõtteliselt videotega, nii et tubli saavutus seegi. Eile olin Kuubas, väikses Kuubas Emajõe kaldal. Tartus olin DJ, mängisin funki ja nõlut. Minu arvates päris lahe koostus tegelikult. Igatahes. Ja täna siis vaatasin ilus ilm, tuli välja tulla lihtsalt. Ja mis seal Tartus ikka teed? Tuleb ikka jalutada ju. Tähepanek vaata tunneb ära ka, kus me vist oleme arvatavasti või? Räni sild on seal. Et põhimõtteliselt kerglust tee peal siin siis. Ja siin ma olen mitu korda näinud, ühe korra kindlasti, võib-olla isegi mitu korda. Olen näinud ühte DJ-dest rääkides. Legendaarset Tartu DJ-d, Kalev Kaad. Nii et kes teab Tartu kohta, siis kunagi Illusioonis pidudel mängis ta päris palju muusikat ja nii et tervitused sulle, ka hea DJ. Oi, kui juba tänamiseks läks, siis muidugi ka eile väga vahva olid ka mõned nii-öelda fänn on nii loll sõna, ma ei kasuta seda, ütleme siis kanali vaatajad ütlesid head sõnad, et teen toredat asja, nii et see teeb alati südame soojaks, nii et selles mõttes aitäh teile kõigile vaatajatele, toetajatele ja seoses sellega tegelikult üks vaataja, või õigemini tegelikult 2 vaatajat siis saatsid mulle tegelikult ka õlut, et mida ma hakkan siis kohe proovima ja vaatame kohe, mis õlled need on, kuidas nad maitsevad ja mitte ei saatnud, vaid tõid ise koju kohale ka. Nii et selles mõttes jällegi südant lõhestav, südant soojendav aplaus teile. Nii et kohe varsti ma saan tegelikult sõbraga kokku siin. Igal juhul ja siis proovime mõned õlled ja vaatame, kuhu siis täna jalutus viib. Päike on kõrgel nagu näha ja kell on alles vist mingisugune 11 läbi või. 12 saab. Et tundub, et tuleb ilus päev ja ma ei tea, otsast plaani ei ole. Hard jalutame, ma võtsin siis ujukad kaasa, uued lahedad ujukad, nii et äkki saab kuskil sulpsu teha kuskil vees. Ma olen ainult üks kord seast ujumas käinud ühes kohas, ütleme siis niimoodi, aga ma arvan, et kohta tuleb päris palju see aasta juurde. Aga olgu, jõuame mingi pingi juurde ja siis maitseme õlut. Ja nüüd siis tegelikult ongi siis see koht, näete, Estrella. Õigemini 2 tegelikult vaatajat, isa ja poeg, nii et tervist teile ka, teate, kes te olete. Saatsid mulle siis Hispaania õlut, see on siis Damm, siuke siis õlletehas Barcelonas, Barcelona, nagu ütlevad kohalikud. Eestis müüakse ka, nii et kui poest leiate, võite proovida ja ma maitsen ise ka ära, kuidas see siis maitseb. Ja Estrella muidugi, ta oli Estrella, ta on Estrella ikkagi, 2 L on jott hispaania keeles. Estrella, jaa. Näed, natuke vahune, sest oli külmas. Tavast, kui on külmas ja paned kotti, laad soojaks, siis hakkab natuke vahutab. Aga maitseme seda siis, vaatame, kus tundub. Üks on sööl, ühest ei saa aru täpselt, jah. Ma ei tea. Minu jaoks jooda on ta esiteks, siin pole kahtlust. Palju volle on. Kus ma näen, 4,6, mulle sobib täitsa. Ma ei tea, Hispaania õlledel on mingi asi natuke on, see maitse on teine, võib-olla see maitse meest oleneb ka, aga võib-olla natuke mõrkemad mingis mõttes, natuke mõrkja sest on tunda ja see on heas mõttes, see ei ole nii, et on jube mõru, lihtsalt mõrkjas natuke rohkem kui Eesti õlled, aga mina võin juua küll seda ja üks indikaator on veel, kui ma võtan teise pudeli veel purgi, see on alati hea indikaator, kui sa suudad just õllet mitu tükki juua, aga igal juhul soovitan, vähemalt esimese emotsiooni pealt, nii et kohe sa näete, võite ise ka proovida, nii et aitäh toetajatele, aitäh, kes õlled tõid, nii et ma ei tea, vaatame edasi. Ja mul oleks täitsa meelest, ma tegelikult tegin juba tee peal ju ühe selle sama Dammi Barcelona õlletehas õlle lahti. See on gluteenivaba kõigile vegansõpradele, nii et saate ka seda siis proovida maitsta. Daura on ta nimi, ilus punane etikett ja maitseme kohe ka seda, kuidas see tundub siis. Tunda, et gluteeni pole tegelikult. Aga jällegi, mis ma oskan öelda, keskmine minu jaoks nagu ikka enamus õlled on, aga ma ei tea, mina võin küll juua seda nagu paar tükki, ma arvan. Aga seda on kohe varsti näha, mis õlut ma siis järgmisena võtan, kas võtan emba kumba, kas siis seda Estrellat või siis selle, aga täitsa okei. No nii, ma märkisin mingid huvitavat kohta siin samas Elva maantee ääres on ju, jah? Valga Elva maantee, no Elvast saab siit, igal juhul. Riia maantee ääres. Märkasin mingit
platood, või kuidas nimetada, siis vene keeles tekkis ka. Inimesed, olge valvsad, siin mõrvasid fašistid 120 või 12 000 või? 12 000. 12 000 inimest. See on jõhker arv ju. Ja siin on näha siis siuke ausammas siis, või ütleme mälestusmärk nii-öelda siis nende langenud jaoks. Paljuste kohta ei tea. Teise maailmas siis jagu värk on näha, jah, 44. Betoon, kurat, jah. Tuleb ümber vaata. Aga vaatame, siin isegi näed lilli toodud. Küünlad isegi pandud, näed. Täitsa huvitav. Nartsissid. Ja see on siis, jah, see on siis see Vene selles mõttes värk, et fašistide vastane värk on ju. Vaata, venelastele meeldib tuua lilli igale pooli, et see on naljakas. Point on see, nad mõrvasid siin juute. Juutid ja mõrvamiskohti, jah. Ja need fašistid olid eestlased, kes seda läbi viisid. Olid, jah? Eesti fašistid. Eesti fašistid, see on kõige hullem tegelikult. Igal juhul, jah, et see kurb koht mingis mõttes nagu. Aga eks see on siia tehtud, jah, siuke palju ei tea seda. Ja edasi. Seal nad tulistatigi. Ja seal tulistati ja neid, jah. Et päris jõhker mõelda tegelikult, et kuskil palju see on siis 80 aasta tagasi, ütleme siis, jah. Et lihtsalt tuimalt pandi inimeste ritta ja lasti maha lihtsalt. Sellepärast, et juut oled ajukas. Ja siit sellest, ütleme, jubedast kohast, kus mõrvad toimusid, läheb tee edasi tegelikult, see metsa vahele. Vaat siin ma tegelikult ei ole mitte kunagi kõndinud. Huvitav, jah. Vahtrad, jah. Vahtra on siuke mets. Ja siuke huvitav tee läheb siit. Ja nüüd tulisem, sa olidki siin kuskil siis või? Või edasi või? Augud nagu sellised. Okei. Seal on mingi, jah. Et tulgest Elva maantee pealt keerake paremale ja ongi siuke koht. Kui siin on mingi rattasõidu asjad toimunud vist veata, siis on näha. Nüüd on rattasõidu asjad, enne siin olid juudid. Sellest kõrval üks väike putka, vaatame kas siia. Näed, siit mingi rada, keegi on siin vahepeal käinud vist. No käsed, ops. Ai. No suks on lahti või? Lukus. Story of my life. Midagi siin sees, no ei ole midagi väga. Aia isegi sees. Okei. Jänese puur on siin, jah. Igal ja. See on huvitav koht jälle, see on linna ääres, mida võib palju tea, aga rohkem polegi öelda. No nii, nüüd jõudsime Haagele. Ja siin on siis Haage asula täitsa näha. Ta on vist küla vist, ma ei tea, Alevik, ma ei tea. Igal jah, tunnel, kus on siis inimesed, kes on käinud, siin teavad. Ja taga on siis tunneli, taga on pood. Bensuka pood, nii et sinna pole praegu asja, nii et mul on Estrella õllest on veel. No nii, jõudsin siia Rahinge järve juurde. Mõtlesin käin ujumas, aga seal on mingid kalamehed. Ma ei tea, seal ujumas kohe juures, ma ei tea, kalameeste juures minna väga hästi vett, aga ma ütlesin Rahinge või, Haage on see ikkagi, jah. Et vaatan, võib-olla käin vees. Viimased sõnad enne vette minekut, ma ei tea. See on huvitav koht, kus vette minna muidugi. See on mingi kalamehed ees, ma ütlesin minna. Igal juhul vaatame, mis sama hakkab. Suvi on käes, Tuudor peab väikse supluse tegema. Aga siin on plaadid, mis on ülilibedad. Tundub, et ongi. Ma ei tea, kuidas ma pean minema kohe perseri vette, ma arvan. Turp! Sain sisse. Soe või? Ma ei tea, väga keskmine. Aga ikka nagu õlledega nüüd. Igal juhul tegelikult... Thanks. Tegelikult ei ole väga külm. Ma pean peaga vette kasvama korra. Täitsa okei on isegi. No nii, välja tulek. On alati keerulisem. Kusjuures, oi jah, tõesti libe. Ma nagu lükkan üles ennast. Okei, sain haakida jala kuskile vahele. Küüntega, varba küüntega. See on hea, et ligise tagasi. See on hea, et varba küüsi väga tihedalt ei pea lõikama, muide sa veest välja. Siit aitavad mind natuke väike roostik. Vaata, nii. See on tõesti hädas reis. Ma aitaksin. Sain. Väga värskendav, soovitan tulla. No ükskõik uju minna.
esimene ujumine ja täna on 14. Teine, ma olen Lämmiääres käisin ka. 14 juuni, no siin järjes esimene jah. Estrella. Lõppu, Barcelona, Estrella. Oi jah. Alati väike nipp jälle, teate seda jah? Vaht ära puud pealt, mulle see meeldib. Vaht ära puhumine, mõtleme mitte vaht, aga okei. Olgu Humal teiega ja ma arvan, et jääme veel suve jooksul. Taas kui lühike lisavideo, nii-öelda siia väike appetizer, apetiit, kuidas öelda siis teaser. Väike siuke õrritaja, mis tulema hakkab selle suvel, et tuleb seiklus veel, tuleb käimis veel. Heissa, olgu Humal teiega. Tšau. Ja tegelikult lõpeb video siia, ma tahtsin rääda, palju samme täna kõndinud olen. 35 000 sammu, päris hea, tehke järele.